Täna Tsentri podcastis on meie stuudios pillimeister Mihkel Soon. Tere, Mihkel! Tere! Sina tegeled siis väikekannelde ja Hiiu-Rootsi kannelde ja kaeli harfide müügi, tellimustööna valmistamise ja remondiga. Ja sa pöördusid meie poole, sest sa soovisid liituda meie tootearenduse programmiga. Ja nüüd me tahaks natuke rohkem sinust kuulda, et räägi lähemalt endast, kes sa oled ja kust sa tuled. Nimi sai öeldud, olen pillimeister, teinud umbes 20 aastat pille. Ja see on mu põhitöö olnud ka valdavalt nende aastate jooksul. Üksikuid kõrvalehüppeid nii öelda on olnud, aga selle juures olen olnud. Kuidas sa selle ametini jõudsid? Kuidas öelda, fanatism vist või? Et see tegemine on pisut kütkestav, et kui nakatud, siis see ei lase lahti. Kui ma esimest kannet tegin 2003, siis ma ei tea, kas ma tegin seda selle mõttega, et ma tahan pillimeistriks saada, aga ma arvan, et kindlasti ülejärgmisel aastal oli see kilk mul peas, et ma pean pillimeistrina tegutsema. Ja vahepeal on olnud selliseid väsimusi hetki, siis ikkagi on elu või sisemine selgus mind selle juurde tagasi tõubanud siiamaani. Et see on sinu tee? Jah, nii kaua on olnud ja tundub, et on edasi ka veel. Kuidas saadakse pillimeistriks? No ideaalis lähed õppima seda kõrgkooli. Ideaalis nii, aga sinu puhul? Minu puhul seda võimalust ma ei osanud vaadata nii kaugele, ma hakkasin ise tegema. Eks ma olen paljude asjadega elus, et vaatad, kuidas tehakse, hakkad tegema. Ja siis nii ta on alguse saanud ja tegemise käigus koged palju, õpid palju. Loed ja uurid juurde ja suhtled teiste meistritega. Sa ütlesid, et sul sai see alguse fanatismist, et mingi sükene säde pidi olema või mingisugune, kas sa nägid seda siis kuskilt, said kätt proovida või? See oli nii, et väike kannel oli Viljandi folgi pill tol aastal ja see oli mu esimene folk üldse, kus käia. Ja tol samal suvel juba enne seda tekkis selline tohutu rahvamuusika, pärimusmuusika vaimustus. Ja siis seda väikekannet see tutvustati ja üsna pea oli selge, et minust sellist lavamuusikut ei ole. Ja see folk tutvustas ka selle valmistamist, seal oli ikka veel väike näitus, mis on vahepealsed etapid ja mõned tööriistad spetsiifilised. Ja see oli kohe see, et Pirn läks põlema, jah? Ja siis eks ma hakkasin omal käel tegema esimest pilli kodus ka. Ja siis läksin laagrisse, kus Roland Suits juhatas sisse selle pilli ehitamise minu jaoks esimese õpetajana. Eks Rolandiga on siiamaani kuigi palju sellist suhtlust, vestlust, kogemuste jagamist. Enne siia tulekutki helistas vastupidi, küsis nõu. Ta teeb vanamuusikapille peamiselt ja siis tal oli Hiiu õnnel tellitud, siis ta küsis, kuna mul on sellega nii palju rohkem kogemust, siis ta küsis mõningaid detaile. Aga Rauno Nieminen, Soome pillimeister, jouhikomeister ja ka kandemeister ja mängija ja pillimeisterdusõpetaja on olnud mul hea kontakt ja sõber ja tema on väga süstemaatiliselt ja ka teaduslikult lähenud sellele pillimeisterdamisele ja siis sealt on ka hästi palju sellist põhjendatud, kaalutletud infot ja kogemusi. Sul on ikkagi nagu selline tugivõrgustik olemas, et on tekkinud oma selline kogukond? Jah, kuigi palju jah. Soomes Ikalinenis, kus ta on õpetajad, et nüüd ta on pensionil, aga see on ka vist Eestile geograafiliselt kõige lähem võimalus, kus päriselt saab pilliõpet õppida kutseõppes siis.
vist oli äkki 3-aastane õpe, üle aasta võetakse vastu umbes 16 õpilast, aga see vist kitarr on see põhiline, aga eks seal tehakse muid ka, kindlasti väikekannelt ja joohikalt, et Soome pärimuspillid ja olulised. Sa ütlesid, et sinust mingi hetk sa said aru, et sinust nagu laval esinejat ei saa, et sa siis tegelikult mängid. Mis pille sa mängid? No väikekannelt mängin mõningaid lugusid, sest pille peab ju testima. Just. Hiiukandaga sama lugu, aga Hiiukand on juba natuke keerulisem pill ja selle omandamine ongi raske õppida uusi lugusid. Aeg-ajalt ikka iga aasta käin seal Hiiukandet talvepäeval. Õpin midagi juurde ja mõni jääb külge ja mõni läheb mööda külgi maha. Et kaaliharf on nüüd see juba 20-30 keelt juba ja jälle täiesti teistsugune tehnika, et selle lugude õppimisse ma ei ole isegi praegu veel proovinud tõsiselt ette võtta, et selle osas teen koostööd nendega, kes oskavad mängida. Sa ütlesid, et pillimeister peab testima, on ju, et kas see eeldab ka sinult siis mingit muusikalist kuulimist või teadmist, noodi lugemist või kuidas see testimine täpselt välja näeb? No testin mina ikkagi seda mängides ja seda kuulates, et kuidas kõlab ja kas ma olen rahul sellega. Ja sellega nii, et kuna ma ei ole selline muusik, kes üksikasjadeni süveneks sellesse pilli omandamisse ja sellega eneseväljendusse, siis et minu nagu vaatenurk sellesse ühele pillile on üldisem ja siis ma väga tähelepanelikult kuulan, mida iga muusik mulle ütleb, et mida ta tahab saada. Ma olen märganud mõne pillimängijast meistri puhul, et tal on oma mängustiil või tema jaoks nii mängitakse ja siis ta teab, kuidas see pill peab olema tehtud ja kuidas see peab kõlama. Mina siis püüan sellest vaadata laiemalt, et kuidas kõik erinevad inimesed võiksid tahta seda mängida ja kuidas see nende jaoks peaks kõlama. Et kuulata seda muusiku minu jaoks kliendi soovi ja püüda siis seda täita ka. Et iga pill on ikkagi oma nägu. Kuigi palju ikka, see on käsitööga paratamatu, et nii ta läheb. No mis teadmised peavad olema üldse pillimeistril? Üks asi on see muusikaline, nii-öelda sa testid seda ja kuulad, aga näiteks puiduvaldkonnast, kui spetsiifilised on sinu teadmised näiteks, mida sa rakendad igapäevatööd? Jällegi aastatega kogunenud selline teadmiste hulk materjalidest, neist eri puuliikidest, kuidas nad käituvad ja milleks miski hea on. Siis kuna ma teen oma neid pärimuspille võimalikult traditsiooniliselt, et ma küll teen seal masinatööd küll, aga et see viimane viimistus on käsitööriistade, lõikeriistadega. Sest ja see kere on ühest puust, nagu et oleks algupärane, muuseumi pillid on ka ühest puust kõlakojaga ja tehtud käsitööriistadega. See käsitööriistade tunnetus sinna välimusse jääks, siis selle puidu lõikamine nende terariistadega, et see annab väga palju tunnetust, mida ei anna masinaga saagimine, lõikamine, freesimine, lihvimine. Et seda kogemust mul on puuliikide tundmist on ka, Eesti põhilised puuliigid ma tunnen lihtsalt halu järgi ära. Mis mul üllatavalt ei olegi iseenesest mõistetav enamasti inimeste puhul. Tõsi, nii on jah. Aga hiiukannel, millest siis on kõige parem teha? Hiiukannel, mina teen sanglepast. Sanglepp on väga hea, ta on maheda kõlaga, hästi töödeldav, ei ole liiga raske ja lihtsalt on väga hea. Saarest olen ka teinud, pärimuspill, Eesti pill on eelistanud eestimaist puitu. Saarel on väga tugev selline oma kõla, tugevam, kärisevam.
tahaks öelda kõlavam, aga see ei ole nagu täpne. Ja oma siis hiiukandlematerjali ma teen termotöötluse ka, mis siis annab sellise 100 aastat seisnud puidu umbes struktuuri talle. Mis on kõige eksootilisem pill, mida sa oled teinud? Ja, nagu, jah. Eksootilisem, no ma arvan, et see Lamonti harf äkki on siis kõige eksootilisem. Oleneb, mida eksootilise all mõelda. See on sinu valik, mis sinu jaoks on kõige erilisem just selles mõttes olnud? Ja erilisem on üks neist Lamonti harfidest, mis sai kullast keeled. Kuld kõlab selle pilli peal nagu kuuldavalt ikkagi kõige paremini. Et basskeelte pikkused ei ole nii suured, siis raske ja elastne metall annab seal just kõige parema mõnkumise ja see oli ikka kõrvuti kuulatas ikkagi, julgen soovitada seda kullast keeltega harfi. Ja klient oli piisavalt jõukas, et seda maksta ja tal oli ka õpetaja, muusik Ann Heimann, kes ise on palju harfe kullast keeltega ingliskeeles nüüd läks ingliskeelse lauseehituse peale. Ta on paljudele harfidele pannud ise kullast keele ja mänginud nende lugusid ja ka plaate salvestanud, et ta oli hea soovitaja. Ja kuldkeele puhul on ka see eelis, et sa ostad ta ära, siis see materjal on ümber valatav ja uuesti keeleks tehtav, et kui ta ka katkeb. Et selline ühekordne investeering. Sellest ajast on kulla hind täitsa kõvasti tõusnud, nii et see on nagu pensionisammas on keelte näol on ju olemas. Aga mis on kõige huvitavam asukoht, kus sa tead, et su pillid on kuskil teisel pool maakera või riik või? No Ameerika Ühendriikides on mõned pillid, Jaapanis on üks pill, üks tiibetlanna ostis mult ka pilli, aga ta oli selline maailmarändur, et ma ei teadnud, kas see pill päriselt Tiibetis viibib. Kuskil maakera pealt on. Jah, et Hongkongis on ka, kui need kaugemad kohad meie jaoks jälle eksootilised nimetada. Kuidas sa klientideni jõuad või kuidas nemad sinuni jõuavad? Vist kõige enam on ikkagi suust suhu info. Keegi, kes teab kedagi, kes teab kedagi. Eesti pärimusmuusika maastikul olen 20 aastat tegutsenud, siis ikka selle pärimusmuusika inimesed ju teavad mind. Ja kes ei tea, siis teab kedagi. Mul on ka koduleht, eks see peaks ka otsinguga ilusti välja tulema. Ja harfi valdkond on nüüd sellest täiesti teine suund, sest ega Eesti pärimusmuusika ei osta keeliharfi. Ja see, kes teab välismaalasena midagi Eesti pärimusmuusikast, see ka tõenäoliselt ei ole just keeliharfi huviline. Aga jällegi veebileht on olemas, etsipood on olemas ja peamiselt ikkagi need inimesed, kellega ma koostööd teen ja kellega tutvun. Facebook, eks ole, suur mahukas kanal, seal tuleb endast teada anda ja siis vaadata, kuidas see tagasi toob. Liigub on ju. Kas puuluubi kandled on ka sinu käelt läbi käinud? Ei ole minu tehtud, aga on minu käelt ikka läbi käinud, sest ju hooldust ikka vahel vaja ja uut keelt või praegu liimida. Need on siis selle sama Rauno Niemini tehtud, kes minu hea sõber on. Tema on siis need tasuta pillid kinnitusena. Aga ikka hea läbisaamine kontakt on. Minu kaugus Võrumaal ilmselt välistab sellise kiire hoolduse igal võimalikul juhul, aga kui vaja, siis on nad siia ka sõitnud. Millist muusikat sa ise kuulad? Seda, mis meeldib. Eks mul on metallist, folgist
klassikaliseni ja noh, popi ka, et eks see on palju žanreid. Kuidagi peab see muusika kõnetama ja ma olen ka selline, kes peab kuidagi muusikasse natuke sisse minema. Et üks pala ei pruugi esimese kuulmisega kohe meeldida, vaid kuulad korduvalt ja siis hakkab meeldima, kuulad sõnad ja et sa pigem annad võimaluse, et isegi kui esimest korda ei meeldi, siis sa pead ikkagi leidma selle mingi iva sealt enda jaoks. Jah, see peab olema põhjus, et seda teist korda kuulata, et see kas peab ise ette jääma või sisalduma olulisel plaadil, mida ma niikuinii kuulan või. On olnud ka selliseid juhtumid, kus kohe meeldib. Mäletan, üks kontsert oli, kus oli üks Rootsi folkbänd ja siis neile oli vist 3 lugu, mis nad esitasid. Ja üks neist mulle väga meeldis ja siis ma ostsin enda plaadi ja siis ma kuulasin seda plaati ja siis mõtlesin, et jah, see tegelikult oli seda väärt, sest seal oli see üks lugu, mis mulle meeldis ja see, mujalt ma ei oleks saanud seda. Võib-olla on Spotify's olemas, aga. Ja kuidas sa kuulad? Plaate, CD-plaate, vinüüle? Vinüüle ei kuula. Plaate ikka kuulan ja eks telefonist kõrva sisse saab tänapäeval kuulata, aga ma ei ole väga suur selline kõrvaklapi kuulaja, ma ikkagi pigem, kui ma nagu tahan muusika kuulamise pärast muusikat kuulata, siis ma panen ta nagu ruumi täitma. Et see meeldib mulle rohkem. Vahel ka taustaks millegi tegemiseks, söögi tegemiseks või midagi. Nooremana, kui mul oli palju aega või tudengina, ma mäletan, siis ikka sai võtta raamatu kokku minna fonoteeki ja võtta mõned lemmikplaadid ja siis klapid peas kuulata seal. Et sellist kuulamist on kunagi tehtud küll. Ja vahepeal ka õppimise taustaks, aga mul ei ole eriline selline rööplähklemisaju, et kui ma päriselt ikkagi muusikat kuulan, siis ma ei tee midagi muud. Või siis vastupidi, et kui ma tahan midagi muud teha, siis selline muusika, mis mind nagu kõnetab, see ei saa olla taustaks, sest see kõnetab mind samal ajal, see viib mu tähelepanu ära. Kaasa mõtlema sellele. Jah, kaasa mõtlema ja ka kaasa tundmine, et see tekitab mingisuguse meeleolu ja laetuse, mis võib-olla ei toeta seda, mis ma muud plaanin parasjagu teha. Või kui ma kuulan ka podcasti või mingit juttu, siis ma tegelikult töö taustaks seda ei saa teha, sest siis mul läheb mõte sinna tekstile ja siis jäävad käed seisma ja siis tuleb mõtlema, kumba ma siis teen need tööd või kuulan juttu, eks ole. Mis sind selle pillimeistri ameti juures kõige enam köidab? Mis on sinu jaoks nagu see säde seal? Eks seda sädet on seal palju. Kui küsida, mis kõige enam köidab, siis üks selline mõnus mõte seal juures või tunne on see, et kui muusikat tehakse ja see on sinu pilliga tehtud, siis on nagu siuke tunned, et nagu äge. Palju on ju neid pille, mis mängivad igal pool inimeste kodudes, mis toovad rõõmu ja see on nagu selline pillimeistri salarõõm seda teada. See ei tule nii teadvusse, aga kui see mingi muusik päriselt nagu raadios või kontserdil või sigas mängib sinu pillil, teeb muusikat, mis sulle meeldib, siis see on nagu päris sa oled osa justkui tema loomingust. Jah, see on selline incognito väikene muusika loomise osaline olemine. Räägime natuke ka Tsentri tootearenduse programmist, et sa pöördusid meie poole siis sooviga tulla kuninganna Mary harfi arendama. Sa nimetasid seda enne ka teise nimega, seda harfi, või sa rääkisid? See harf, mida ma enne siin intervjuus mainisin, see on Lamonti harf, on üks teine harf. Nad on mõlemad sealt 15. sajandist Šotimaalt pärit. Nad olid ühe mehe omanduses, kes neid viimati mängis 17 või 18 sajand. Ja siis temalt rändasid nad võib-olla kellegi kollektsiooni ja lõpuks muuseumisse, aga mõlemad kuninganna Mary harf ja Lamonti harf on Edinburghi Šoti rahvusmuuseumis.
ja on siis sellised vähesed säilinud vist kaaliharfidest. Ja kuninganna Meeri harf on kõige paremini säilinud. Ta on kõige paremini säilinud sellepärast, et ta on kõige paremini tehtud. Ta on tõesti tehtud suhteliselt veatuna. Ta on 300 aastat mängitud, ta on sinna veel 300 aastat olnud muuseumis või kellegi kodus. Ja see 300 aastat mängimist juba räägib, nagu pidi olema hea. See Lamonti harf võrdluseks on hästi mitu korda katki läinud ja sellepärast on teda väga raske temast aru saada, sest kui midagi on tehtud ja see on katki läinud, siis kas sa tahad kopeerida seda, milline ta algselt oli, sest see läks ju katki. Mismoodi katki? Tal on murdunud sammas ära, mis on plommitud. Siis tal on pragu tulnud kaela, mis on välistanud kahe ülemise keele kasutamise. Ja siis ongi seal palju teooriat selle kohta, et kuidas siis lisati passi üks keel ja millal see lisati ja kas pärast seda katki minekut. Siis tal on seal veel üks tapikeel ära murdunud ja naelaga kinni löödud. Et siis see on ka põhjus, miks sa oled võtnud endale selle Meeri harfi arendamise nagu südameasjaks, et seda pilli on nii kaua mängitud, et ta on nii hästi vastu pidanud või kuidas sa selleni jõudsid? No mul telliti kõigepealt harf ühelt kliendilt, kes on harfimängija, kandemängija, kes oli mõned kanded tellinud ja rahul sellega. Ja siis ta julgustas mind, et sellega kätt proovima. Ja siis kui ma alguses talle tegin ühe väikse harfi aegmekeelse, siis ta tahtis seda Lamonti harfi kõigepealt. Sest et see ongi nii keeruline temast aru saada. Aga kui sellest aru saad, siis see kuninganna Meeri harf ei ole enam midagi keerulist. Ja miks ma praegu tulin siia selle kuninganna Meeri harfiga, sellepärast, et see on ka populaarne harf. Ta on hästi säilinud, ta on ilus ja kuulus ja inimesed tellivad teda aegalt, ostavad, sellepärast on tal on turg. Aga see on piisavalt konkreetne asi, millega võiks ka tsenter hakkama saada. Selle Lamonti harfi nagu interpreteerimine oleks olnud liiast kinni peale. Mis see siis algne idee või probleem on, millega sa meie poole pöördusid, et tahtsidki saada seda nagu replikat on ja meie poolt? Jah, ma tahan seda CNC-ga tootmisvõimekust põhimõtteliselt, et muidu see minul on selline käsifreesidega, sabloonidega, igasuguste asjadega nikerdamine. Aga et valmib see prototüüp, saan teada, et see on hea ja siis ma saan alati pöörduda, et nii, palun nüüd veel 3 tükki. Et see on lihtsalt nagu hindamatu väärtusega võimekus minu jaoks. Saab näha, kuidas saab. See on meie jaoks ka üks väga, väga hea ülesanne, et pusime ja saame valmis. Kuidas sa meie teenuseni jõudsid üldse? Kas sa tsentrist teadsid enne midagi või oli sul mingi seos? Ja ikka ju Võrumaa puidutöö inimese tsentrit ikka tead. Ja Ants Tiidoga ma olin enne juba tuttav. Ma ei mäleta nüüd, kust täpselt see info selle tootanud programmi kohta tuli. Ma arvan, et see oli vist nii, et ma igal juhul otsisin võimalust ka selle ettevõtluse innovatsiooni sihtasutuse innovatsiooniosakute kasutamise osas teha koostööd tsenteriga ja siis käis selline kerge suhtlus sel teemal ja siis ilmselt tuli ilmselt, et see tootanud programm on, mis on veel parem. Kuidas sa seni meie koostööd kirjeldaksid, et kuidas meil läinud on? Ma tunnen, et teil on olnud natuke raske. Et see väljakutse on olnud päris suur. Ma arvan, et see harf kui niisugune iseenesest on nagu
täiesti okei väljakutse, aga see dekoratsioonid, see kuninganna Mary harf on väga peenelt nikerdatud ja dekoreeritud, et see on, ma näen, et olnud kohati selline teema, millele igaks juhuks ei julge küsida. Et kuidas läheb. Aga no väga äge on see, et ei ole seda kuidagi nurka visatud või öeldud, et ei, me siit edasi ei tee. Ootused on suured. Ootused on suured, me ise ka tunneme seda, et ootused on suured ja kui me oleme mingi töö ette võtnud, siis me sellega lõpule viime, et tegelikult on huvitav teha selliseid asju. Et see tegelikult lisab ka meile endale kompetentsi ja teadmist. Just. Ma siin Antsuga pisut rääkinud võimalikust järgmisest harfist, aga teeme sellegi võtta ära. Ta ei ole sulle kohe öelnud, et jah. Jah, ei ole seda öelnud ja ei ole ka ei öelnud, et ma arvan, et mõlemalt poolt on hea see oodata ära, kui ta nüüd valmis on ja siis vaadata edasi. No mõtet hüpata asjade käigust üles. Ja siis on natuke vara ka küsida, et kas sa soovitaksid meie teenust ka teistele ettevõtetele. Tegelikult pole päris tulemust veel näinud, on ju, aga senimaani, kuidas tundub, on... No senimaani küll soovitan, sest need käega katsutavad vaheproduktid, mis on näitud sellisest siis nii-öelda suvalisest puidust, et need on ikkagi väga, väga head, et see potentsiaal nagu on täiesti olemas, et ütleme, et kui see dekoratsioonid lõpuks ei ole piisavalt head või no mis iganes, ilmne midagi, mida ma praegu ei oska näha, lihtsalt on liiga karvane või nõuab käsitsi üle tegemist liiga suures mahus või midagi, siis see ilma dekoratsioonideta mudel, mida niikuinii enamus inimesi ostavad, sest see dekoreeritud mudel on lihtsalt liiga kallis. Et selle nagu valmis saamises ma küll ei näe kahtlust praegu. See on küll Teistele kuulajatele ka, et kes ei tea meie programmist, siis Centris on tootearenduse programm, mille raames me pakume olemasoleva toote täiendamist ja parendamist, aga ka täiesti uue toote väljatöötamist. Ja see arendusprotsess võib hõlmata nii jooniste koostamist kui pakendi väljatöötamist, tootefotode tegemist, et neid tegevusi on väga palju. Kuna me tegeleme pealmiselt siis puidu- ja mööblisektoris, siis ka igasuguste furnituuride valimine ja ka ütleme nii leiutamine on ka meil välja tulnud, et on vaja leiutada mõni furnituur või konstruktsioonilahenduste testimist, et kõike seda me saame pakkuda selle programmi raames. Ja selle projekti nii-öelda kogumaksumus võib olla 2000 kuni 30 000 eurot, aga seda arvestatakse siis vähese tähtsusega abina, et kes ei tea, guugeldab. Et võtame vastu siis kõiki ettevõtted, kellel on vaja arendada täielikult või osaliselt puidust valmistatud tooteid. Ja hea uudis on see, et veel sel kevadel avame uue taotlusvoolu ja selle kohta leiab infot center.ee kodulehelt ja ka meie sotsiaalmeediast, kus me agaralt jagame seda. Ja siis lõppu pean ütlema ka, et toetust annab ning viib läbi Võrumaa Haridus- ja Tehnoloogiakeskuse puidu kompetentsikeskus Center Euroopa Liidu kaasrahastuse projekti Kagu-Eesti ettevõtluse ökosüsteemi arendamine raames. Mihkel, aitäh sulle! Et minul oli küll väga huvitav, sain väga palju uusi teadmisi ja loodame siis sujuvale koostööle edaspidi. Et jah. Mõte heaks. Suru koostöö soov on vastastikune.